Ühistransport bussi näol liigub oma kindlal liinil. Kaasliikleja ootamatu manööver sunnib bussijuhti pidurdama, mis aga samal ajal toimub bussi sees. Seda väga selgitada vaja ei ole. Reisijad lihtsalt lendavad laiali. Tallinna linnatransport saadab igapäevaselt liinile 460 bussi ja 50 trammi. Reisijad veetakse päevas hinnanguliselt 350 000. Kahjuks selliseid olukordi tuleb ette iga päev, igal liinil ja iga juhiga. Tegelikult bussijuht või buss ei pidurda iseenesest. See on tekitatud liikluse olukorra tõttu ning paratamatult selleks, et kaitsta kas näiteks jalakäijat või ratturit, kes järsku ette sõidab või mootorratast või teist sõidukit kokkupõrke eest, tuleb vajutada pidurit. Teiselt poolt buss on suur, buss on raske, bussis sees ei ole kõik istuvas asendis. Teine pool ongi see, et reisijad bussis ise ei ole alati valmis selleks, et buss pidurdab ja siis juhtub just selliselt, nagu te näete. Näiteks ollakse kas või nutiseadmes ja lihtsalt kinni hoida ei saagi, sest käed pole vabad. Bussi ehk siis ühistranspordi äkkpidurdus on sellel Tallinna linnas viinud sellise asjaoluline, et nimelt on bussis kukkunud inimene pidurdamise tagajärjel ja selle tõttu ka hiljem hukka saanud. Sellel aastal on ühistranspordis fikseeritud 81 kukkumist, neist 36 on olnud rasked. Igat juhtumit võtame eraldi ette, vaatame, mis oli selle põhjus, kuidas oleks saanud seda vältida, teeme tööd vajadusel ka bussijuhiga, kuid suurem osa sellistest juhtumitest on põhjustatud tegelikult mitte bussijuhist, vaid sellest, mis toimub tänavaliikluses. Ning nendest videotest on ka tegelikult näha, mis on need põhjused, missugused manöövrid ja kas oli tõepoolest vaja jõuda selle viimase vilkuva kollasega üle või kas olid need mõned sekundid väärt seda, et mõni teine inimene sattus haiglasse. Politsei jaoks on need liikluseeskirja rikkumised ning siin näiteks nende videomaterjalide põhjal on juba alustatud ja pidevalt võetakse menetlusse erinevaid juhtumeid. Neid sündmusi tuleb tegelikult omajagu, et eks meid politseid siis ikka teavitatakse ka nendest ja ka Tallinna linnatransport annab teada. Ja samamoodi on ka siis sotsiaalmeedias on videodes omajagu näha teinekord neid sündmusi, kus siis bussil ette sõidetakse. Mõistlik on teada anda, Tallinna liiklus on kohati niisugune närviline ja kui ma vaatasin liiklusõnnetuse statistikat ka, siis see bussidega seotud õnnetuste arv on ikkagi natukene kasvanud ka. Teine pool on bussijuht ise, siinkohal on ka politseil oma nägemus. Pole ju saladus, et ka nendele on tulnud ette liigset kiirustamist või siis näiteks olukordi, kus soovitakse ummikutest vabanedes graafikus püsida. Teine asi on alati ka see, et bussid ise on ja kuidas nemad liiguvad siis liikluses. Et pahatihti tuleb ikkagi näha seda, et see suur buss hakkab silma ja kollase või punase foori tule alt läbi lipsab. Need situatsioonid on harjumuslikud juhtide puhul, seda on alati mõistlik treenida ja siis ka Tallinna linnatranspordil oma meeskondadega toimetada, et see ohutum oleks. Tallinna linnatranspordi aktsiaseltsi sõidukid läbivad aastas kokku 40 miljonit kilomeetrit. Sellise sõidumahu juures on väga oluline vastastikune liiklusviisakus.